Tere kõigile! Minu nimi on Mihkel Silmer. Meeldiv kohtuda. Ma käivitan YouTube'is ühe sarja. Selle sarja üldpealkiri on ainevahetuse põhine süsteemne söömine. Ehk lihtsas eesti keeles normaalne söömine. See YouTube'i sari jälgib minu põhimõtet, minu motot, mis on mul olnud juba ammust aega ja see on järgmine. Normaalne ühiskond on võimalik vaid siis, kui me teadmise põhisust kasutame koos normaalse mõistusepõhise mõtlemisega. Väga oluline moto, ma veel kord kordan. Kasutage seda ka oma tegemistes. Normaalne ühiskond on võimalik vaid siis, kui teadmiste põhisus on samaaegsel, ühisaegsel kasutamisel mõistusepõhise mõtlemisega. YouTube'i sari, milles ma teiega vestlen, koosneb üksikutest plokkidest. Plokid on kõik teadmistepõhised, loomulikult esitatud läbi mõistusepõhise mõtlemisega. Need on lihtsalt arusaadavad, lahkan lahti palju huvitavaid probleeme ja tahaksin veel kord öelda, et see kõik tegelikult sai juba alguse üsna ammu, eelmisel sajandil, kui võib nii humoorikalt öelda, aga kristalliseerus raamatus 2003 välja antud esmatrükis Normaalne söömine. See on juba palju aastaid tagasi. Sellest on nüüd juba mitmed kordustrükid, aga ülimalt hea meel on, et kuna see on teadmistepõhine ja esitatud läbi mõistusepõhise mõtlemise, siis on ta adekvaatne kogu aeg. Oli adekvaatne korrektne siis, on adekvaatne ja korrektne ka nüüd, sest see on ainevahetuse põhine söömine ehk normaalne söömine. Minu jutud ei ole selleks, et saada kuulsaks ja midagi promoda. Seda vajadust ei ole mul pärast 23. eluaastat. Minu põhimõte on see, et võimalikult palju inimesi õpiks süsteemselt, teadmistepõhiselt asjadest aru saama koos alati mõistusepõhise mõtlemisega. See on kasulik sulle, see on kasulik sinu perekonnale, see on kasulik sinu suguvõsale ja seeläbi ka lõpuks kasulik kogu ühiskonnale. Ma ei ole kunagi laulnud kiidulaule igasugustele sellistele trendidele ja moodsatele asjadele, kuigi ma olen moodne inimene. Sellepärast, et kui olla ainevahetuse professor ja vaadata neid järjekordseid uusi mõttevälgatusi, söömise alal, siis võib kohe ilmeksimatult ära öelda, et tegemist on populismiga, tegemist on asjadest mitte arusaamisega ja tegemist on loomulikult nüüdise ajal ka kellegile millegi maha müümisega. Need jutud, need plokid, mida ma teile räägin, veel kord kordan, on teadmistepõhised ja esitatud läbi mõistusepõhise mõtlemise. Nii et head kuulamist teile, olge tublid!